Minu nimi on Siim Lepisk. Lõpetasin IT-kolledži teise lennu infosüsteemide administreerimise eriala. Tänaseks on administreerimisest asi jõudnud natuke edasi. Pärast kooli praktika raames asusin tööle ettevõttesse nimega Helmes, kus olen viimased 5 aastat juba toimetanud. Ja tänaseks tegutsen seal peamiselt riigisektori klientidega. Tookord oli valida peamiselt 2 koha vahel. Oli üks teine konkureeriv ülikool, mis oli akadeemiline, liiga akadeemiline minu jaoks ja suhteliselt äsja avatud IT-kolledž, mis jättis hästi praktilise mulje. Ja kuivõrd ma päris nagu programmeerijaks ei tahtnud saada, hoolimata väiksest nagu programmeerija taustast, oli ma selle maitse kätte saanud, et programmeerimine päris ei ole see arendamine, küll aga administreerimine võiks juba olla midagi nagu rohkem huvitavat. Ja selle mõttega, et kogu see tehnoloogiline suur pilt endale kuskilt mõnusalt kätte saada, see oli nagu üks põhiline asi, mida ma tol ajal alustuseks oskasin loota, mis loomulikult täitus mitmekordselt. Kõige rohkem mulle IT-kolledžis just meeldiski see, et tegu on hästi praktilise tööga. Ja õppejõud on need, kes reaalselt nagu iga päev oma reaalses elus ka selle sama valdkonnaga kokku puutuvad ja teavad, mida nad räägivad. See on ajakohane või isegi ajast ees kuni 10 aastat. Samas mulle ka meeldis see, et hoolimata sellest, et mul süssadminiks nagu õppisin, siis samas anti nagu programmeerijate vaade ka sellele asjale. Ja sellest kogemusest, mis nagu läbi 3 aasta kooliga on tulnud, on tavaelus nagu hästi palju kasu nende inimeste mõistmisel. Ehk ma pean töötama peamiselt projektijuhtidega ja siis osaliselt ka nagu süsteemiarhitektidega, kes on hästi tehnoloogilised inimesed. Ja kindlasti see väärtus, mis ma olen IT-kolledžist saanud, on see, et ma suudan nendega kõigiga tänu sellele koolile suuresti, suudan ma nendega kõigiga rääkida nagu sobivas keeles, nii tehnoloogilises kui nagu ärikeeles, kui samas ka nagu kliendiga mõista kliendi vajadusi. Ehk see annab sellise hea 360 kraadi vaate ühe eduka tehnoloogia ettevõtte elule.